Tšau, Ruubi ja Narel. Täna me loeme Marta Varbad raamatut. Selle kirjutas Epp Petrone. Tema on väga äge kirjanik. Ta on kirjutanud nii palju raamatuid. Ja selles raamatus on hästi palju jutte tema enda lastest, kes on praegu juba suured, aga ennem olid sama väiksed nagu teie. Ja tähemegi avastama, mis siin raamatus siis vaata, kui palju erinevaid jutte siin on ja kui palju erinevaid seikluseid. Marta Varbad. Ja pildid joonistas siia Piia Maiste. Ja need pildid on väga vahvad. Ma loengi teile täna esimese loo Mardikas ja Lepatriinu. Vaadake seda nuinnut. No nii, ma hakkan lugema. Mardikas ja Lepatriinu. Ühe suure linna servas, ühe suure mere ääres elab väike tüdruk. Tal on pruunid juuksed ja sinised silmad ja ta nimi on Marta. Martal on emme ja issi ja tal on kallis krokodill. Martale meeldib tantsida, aga talle ei meeldi juukseid pesta. Talle meeldib joonistada, aga ei meeldi tuba koristada. Kuule, Mardikas, ütleb emme talle, kraami oma tuba ära. Ma ei ole Mardikas, hüüab Marta. Kes sa siis oled? Ma olen hoopis Lepatriinu. Marta võtab oma krokodilli ja jookseb teise tuppa diivani peale hüppama. Ta hüppab nagu Lepatriinu. Kuidas Lepatriinud hüppavad? Jalgade peal. Siis kuuleb Marta, et emme laulab midagi. Koristama, Lepatriinu koristama, laulab emme. Jutt sai läbi. Mis sa arvad, mis Marta tegi? Kas Marta läks ka koristama või? Nii mõnus on puhtas taas olla, on ju? Et mängid mänguasjadega ja siis vaatad, et ma ei saa siin isegi kõndida. Vist on aeg koristada. Ja siis koristad. Ja sul on mõnus. Puhas kodu on väga mõnus. Nii, loeme ühe jutu veel. Loeme sellise jutu. Mängime peitust. Vaadake, kui tore tuba. Issi tuleb peitust mängima, hüüab Marta. Hea küll, ütleb issi. Marta, sina mine peitu. Marta läheb jooksuga teise tuppa kardina taha. Issi tuleb. Marta, kus sa oled? Marta naerab ja on kardina taga peidus. Hästi vaikselt. Issi piilub voodi alla. Ei ole Martat. Vaatab kappi. Ei ole Martat. Hüüab issi veel. Siis hüppab Marta kardina tagant välja. Ma olen siin. Ja kallistab issit nii kõvasti. Aga nüüd on hoopis issi kord peitu minna. Marta paneb silmad kinni ja loeb 1, 2, 3, 4, 5. Siis teeb ta silmad lahti. Issi on kadunud. Aga voodi alt paistab issi jalg. Selle pildi peal on issi varbad. Kas teie mängite ka issiga peitust? Kuhu teie peidate? Ja kuhu issi peidab ennast? Ta on ju nii suur. Kuhu tema peidab ennast?
ja kolmandaks looks valime me siit veel ühe jutu. Siin on selline jutt nukkudest. Mustu, valgu ja prunnu. Miks sellised nimed, mis sina arvad? Mustu, valgu ja prunnu. Vaata, kui palju tähti on ühes loos. Vaata, kui palju sõnu. Aga jutt ise läheb kiiresti, on ju, kui me loeme. Ma loen siis. Ükskord läksid Emme ja Marta laadale. Laada hoovis oli palju laudu ja laudade peal oli palju mänguasju. Kas sa tahad, ma ostan sulle selle karvase lepatriinu, küsis Emme. Aga Marta ei vastanud. Marta ainult vaatas ja ta silmad läksid suureks, sest ta nägi hoopis ühte teist lauda. Selle laua peal oli hästi palju ilusaid nukke. Neil nukkudel olid pikad juuksed ja pikad käed ja pikad jalad. Nad naeratasid Martale. Ei taha lepatriinat, hüüdis Marta. Tahan sellist nukku, palun. Ühel nukul on mustad juuksed. Tema nimi on Mustu. Kas sa näed, kus see nukk on? Teisel nukul on valged juuksed. Tema nimi on Valgu. Kolmandal nukul on pruunid juuksed. Tema nimi on Brunno. Kus Brunno on? Kas Marta on ise ka Brunno? Igal õhtul tulevad 3 nukku Martaga koos vanni. Emme võtab neil riided ära. Marta aitab. Siis ujuvad nukud koos Martaga. Eriti ilusad on nukud vee all, kui nende juuksed laiali lähevad. Pärast tulevad nukud koos Martaga vannist välja. Martal on üks rätik enda kuivatamiseks ja teine rätik nukkude kuivatamiseks. Nukud jäävadki oma rätikuses magama. Järgmisel hommikul panevad Emme ja Marta neile jälle riided selga. On ju lõbus? Sellised jutud täna õhtul. Varsti näeme.